Tere! Tervitan sind Autokirurgia kliiniku nimel ja täna on mulle sulle pakkuda midagi üsna teistsugust, üsna põnevat ja tegelikult üsna ägedat. Nimelt on siin minu selja taga 2019 aasta Kia Stinger ja selle ainukese õige mootoriga ehk siis 3,3 liitrine topeltturbo V6, mis annab meile välja üsnagi rõõmsat 269 kilovatti ja natukene üle 500 Newtonmeetri vääntemomenti. Miks ma ütlen, see ainus õige on see, et saadaval on ka 2,2 liitrine diisel ja 2 liitrine bensumootor. No sa lihtsalt vaata seda autot, kas tõesti tahaksid sa sinna mingisugust värisevat 4-silindrilist? Aga okei, ma ei ole siin selleks. V6 topeltturbo 269 kilovatti, see on vaid osakene sellest autost, kuid kõigepealt lihtsalt vaata seda autot korra ja mida nagu Kia ütleb meile, kui ta sellise auto meile müüki paiskab. Ja Kia ütleb meile seda, et ta ei ole enam selline, kuidas nüüd viisakalt öeldagi, ökonoomsete kodumasinate tootja, vaid ta on ikkagi teinud lahti ukse nagu päris autondusse ja pakub meile väga tõsiseid ja väga meeldivaid autosid nüüd juba ka sellisel kujul. Mis selle masina eriliseks teeb, on kahtlemata tema välisdisain, sest et see on niivõrd palju sellist ahetamist ja ohkamist kaasa toonud, et kuidas Kia ikka tegi nii ja naa. Ja tead, ma arvan, et praegu oleks isegi mõistlik korra see Kia ära unustada, vaid lihtsalt vaata seda disaini sellisel kujul, nagu ta on. Ja meeldib või ei meeldi? Mina usun, et pigem meeldib. Minule isiklikult meeldib. Mitu korda järjest saab meeldib öelda ühes lauses. Aga kui ma seda masinat vaatan niimoodi siluetis ja profiilis, siis ma ei saa kuidagi üle ega ümber ühest Saksamaal valmistatavast autost ja see on Audi A7. Sest minu arvates on see kerejoon ikka kuidagi väga meeldivalt tuttav, aga samas ma ei süüdista kedagi maha viksimisest, sest et see on tegelikult see tänane sportjoon, ehk siis see on see 4-ukseline sedaan kupee, ehk siis kus on kõik kerestiilid on kokku kombineeritud ja siis ta täpselt selline tulebki. Nii. Ma arvan, et ma võin selle auto kõrval siin rääkida veel väga kaua, aga see ei vii meid mitte kuhugi. Pakime nüüd siit kokku, lähme salongi ja vaatame, mis seal toimub. Jätkame nüüd siit selle salongi poolelt ja proovisõidu poolelt. Paraku juhtus nii, et meil läks ilm vihmale, mis tähendab seda, et mingisuguseid väga ägedaid kurvikesi või välikaadreid me täna kahjuks rohkem teha ei saa. Aga mis seal ikka? Jagan sinuga emotsioone siit salongi poolelt ka ilma selleta. Enne kui sõitma lähme, pean kohe ära rääkima selle auto üleüldisest viimistlustasemest ja siin on kohti, mis on tõeliselt hästi tehtud ja on kohti, mis on natukene odavad, aga nende kallal nokkimine on, see on tõesti nokkimine. Näiteks, kojameeste kangi liite kohta on näpuga tunda, kui ma siit katsun. Kas see päris maailmas jääb siin häirima? Pigem ei, aga ma leidsin ta siit üles, et see natukene nagu annab seda hinnaklassi ikkagi tunda. Üks lihtsalt äraharjumist vajav element on käigukang. Küsimus muidugi suurele ringile, milleks üleüldse on seal autol käigukang, kui saada on ta niikuinii ainult automaatkäigukastiga, eks ta sükene disaini element ole. Ja mis käigukangi juures on veider, on see, et ma saaks aru kangi pointist, kui meil oleks näiteks manuaalrežiimi juhtimine siin Kia Stingeril, aga manuaalrežiimi kui sellist ei ole, on ainult rooli pealt pluss-miinus labad ning need hoiavad seda käigukasti manuaalsena natukene aega. Nii, kas ma sain kõik ära virisetud, mis ma tahtsin viriseda? Ei saanud, üks lugu veel. Aga usu mind, peale seda hakkame kiitma. Näidikute paneel on natukene odav. Tal ei ole mitte midagi viga, ta on selgelt loetav, aga ülejäänud auto nagu tasemest jääb ta tugevalt alla. Siuke tunne, et see vist on kas Seedist või Optimast pärit mingisugune variant. Aga mis seal ikka? Näiteks lahe lugu on see, kuidas on tehtud siis sõiduvalikute menüü. Ja siin on väga lihtne, siin on olemas meil öko,
Comfort, Sport ja Sport Plus. Sport Plus on täiesti sõge, siin lülitatakse kõik kontrollid, asjad välja, kõik on toores, tuleb palju tuleb. Täiesti rõõmsalt keerab ka külje ette, mis tõenäoliselt tänase märja asfaldi peal ei tohiks ka olla väga keeruline ja teeb ka käigukasti töö tunduvalt konkreetsemaks, kui et mitte öelda närvilisemaks. Mootor. Loomulikult alati minu lemmikosa igas autos ja mootor on siin 3,3 liitrine pikiasetusega, just nimelt pikiasetusega, ehk siis õiget pidi 3,3 liitrine topeltturbo otse bensiini sissepritsega V6 269 kilovatti 510 Newtonmeetrit väänet. See on väga-väga äge mootor, sest et tänases maailmas kahjuks enam ma püsin kiiruse piirangutes, ära ütle midagi. Ja nüüd sott. Aga miks see mootor on nii äge? Esiteks sellega saab nii teha. Teine lugu on selles, et me elame sellises elektrifitseeruvas Greta Thunbergi ja jääkarude kallistamise maailmas, mis on tegelikult ühele tõelisele autoarmastajale. Ja sellisel hetkel tuleb Kia, ja ma ei saa üle sellest, et see on Kia, tuleb Kia, kes on tuntud kui selline, ütleme pigem nagu tagasihoidlik selliste kompaktsete koduperenaiste abiliste tootjatena, eks ju, toob midagi sellist, auto, millel on disaini, millel on karakterit ja millel on mootorid. Mootorid on siin muidugi valida 3 tükki, mingil põhjusel on olemas ka 2,2 liitrine diisel, 147 kilovatti ja on olemas siin ka siis 2 liitrine 188 kilovatti bensiinimootor. Et sellisel ma võtaks pigem juba selle diisli, et siis on vähemasti mul hea välimus ökonoomselt. 2-liitrisel bensiinimootoril ma ei näe üldse pointi. Ja kui nüüd kütusest rääkida, siis ära arva, et see on ka nüüd mingi õgard. Ametlikel andmetel, mis jällegi varieerub seinast seina, on see linnakulu 14,7 kuni 15... Oli 14,7? Ühesõnaga, kirvega puusalt 15 on ametlik kulu sellel masinal. Pagan, 13,7, 14,7. Praegu tekkis ajukramp, ei oskagi sul täpselt öelda. Omaniku sõnadel ütles, et kui ei pressi, siis 12-ga tuleb toime. Mis on minu arust tegelikult vägagi eeskujulik tulemus, sellepärast, et olgem nüüd ausad, ega sinu 1.8 VVTi Avensis ka tegelikult 7,2 ei võta, nagu kirjas on, reaalselt kisub ikkagi sinna kuhugi 10 poole. Ja siin tulebki mängu see mootori maht. Need pisikesed mootorid on kasutud, sest et see väike mootor töötab ainult turbonajal ja ta on koormatud, ta on väga-väga koormatud. Siin on mootor, millel on jõudu ka ilma seda maagilist hetke ära ootama, kuni turbokompressor rakendub, või turbokompressorid lausa selle masina puhul. Selle asi nimi on töömaht ja ma ei ole suurem asi Ameerika autonduse fänn, aga ameeriklaste ütlus, et there is no replacement for displacement on täna tõsi rohkem kui kunagi varem. Füüsilise mahu vastu sa lihtsalt ei saa. Aga siin ongi nüüd see lahe koht, kus tehnoloogiamaailm on võimaldanud meil teha selle suure töömahu väga mõistliku kulu peale. Loomulikult, kui sa sõidad nii, nagu ma minut aega tagasi sõitsin, siis sööb kõik ära, aga reaalselt see masin ei ürita sind paljaks õgida. Mis veel sellest, ütleme, üldisest olemusest nagu väga silma jääb ja kohe nagu tunda annab sellel autol, on see sihtrühm. Loomulikult see auto ei ole tehtud sellistele, kuidas nüüd öeldagi, fine dining gurmaanidele, kes igat õmblust ajavad näpuotsaga taga, kus iga materjal peab olema vähemalt klassist A+ premium. Ei, siin on asjad hoitud üsna lihtsad. Ära nüüd arva, et see mingi Siguli on, kaugelt mitte.
aga siin ei ole sellist nagu ülepakutust. Näiteks, mis mulle isegi väga meeldib ja mis mõjub ausalt öeldes 2019 aasta auto puhul lausa värskendavalt, on tema kliima ja multimeedia juhtimine, sest see käib nuppudega. Ja mul on hea meel, et need on nupud, sest et see tähendab seda, et ma leian nad üles neile peale vaatamata ja kui ma satun sõitma kuhugi päikeselisele teelõigule, siis ei paista mulle mingisugused helkivad näpujäljed iga võimaliku paneeli pealt. Ja mulle meeldib, kui auto on seest puhas. Aga no need puutepaneelid tahtmata, need on ju näpujälge kogu aeg täis, vaata oma telefonigi. Siin on selles mõttes jäädud nagu põhimõtte juurde, et keep it simple. Ja mul on hea meel selle üle. Samal ajal ei ole selle nupukesel ju mitte midagi viga. Teeb täitsa viisakat klikki. Ei ole päris Audi, okei. Aga tegelikult ei saa nagu nuriseda ka. Ehk et see sihtgrupp ongi täpselt selline auto nagu sellisele sõiduarmastajale, mitte nagu sellele inimesele, kes tahab seda pikka tabelit ette lugeda ja öelda, missuguse veise nahast on tehtud tema käetoe sisemised õmblused. Siin ei ole nii palju sellele rõhku pantud. Teisest küljest ka vaata selle auto hinda. Selle masina hinda on ju, ütleme, võrreldava võimsuse ja kerekontseptsiooniga masinatest pea 2 korda odavam. Seda masinat võiks võrrelda mingisuguse Audi S5, S7-ga. 7 võimsus. Tänane 7 on ju meil diisel, nii et täitsa võrreldav võimsus. Et siis jah, loomulikult nagu see viimistluse olek ja kõik see asi on jah natukene erinev. Aga teisest küljest, kui sul ei ole see oluline, sa tahad autot, mis näeb äge välja ja millega on tegelikult äge sõita, selles mõttes see auto hoiab sind elus. Ja elus mitte sellepärast, et sul on siin 15 000 airbagi, vaid elus sellepärast, et sa tunned, et sa pead ise sõitma ja sa saad autolt tagasisidet ja siin on nagu päris emotsioonid mängus, et sa pead ise sõitma, siin ei ole läpakat, kes sinu eest sõidab. Siis see on üks pagana fantastiline auto. 0-100 5-5,5 sõltuvalt rehvide kvaliteedist ja T-katte haardetegurist. See on tore number, aga see ei ole see põhiline number. Põhiline on minu jaoks siin nagu see üldine olemus. See tekitab mulle siukse sportliku tunde, sest et ma olen sõitnud ka täiesti sportautodega ja nende kiirusomadused on muidugi sellised, et see jätab endast üsnagi ostukäru mulje nende kõrval. Aga selles ei olegi point, sest et millega sa päriselt linna sõidad või tööle või kooli või midagi sellist. Sa ei tee seda ju mingisuguse 1000-jõulise Ferrariga. Väga kihvt, kui sa seda teed, siis palju õnne sulle ja minu respekt. Aga päriselt sa ju ei jaksa sõita iga päev mingi tuld sülgava, kivikõva, lärmava autoga. Aga kellele siis ei meeldiks sõita autoga, mis näeb natuke sportlikum välja ja pakub ka sportlikku sõitu samal ajal üritamata sind ära tappa sen rooli taga, aga siiski hoides natukene nagu põnevust õhus. Minu arust jumala lahe tasakaal, kuidas on see auto tööle saadud. Jah, veedrustuse kvaliteet võiks natuke parem olla, sest et ütleme, komfordi ja spordi vahe on küll väga tuntav, aga komfort ei ole ka nüüd komfort oma sõna otseses mõistes. Aga võib-olla on see hea uudis, sest et vaatame seda autot korra nüüd väljast. Võib-olla ongi imelik, kui ta oleks pehme nagu Aladini vaip. Et ta on nagu võib-olla siis ütleme tänavaseades ja siis võib-olla ringrajaseades. Äkki peame sellest hoopis nii aru saama. Igatahes, aga mina olen väga-väga siiralt tänulik oma fännile, kes mulle seda autot laenas ja ei võtnud vaevaks ka ise Tallinna külje alt Sakust kohale sõita. Ja see auto ei ole müügis, nii et ära arva, et ma ainult sükest müügivärki teen. Aga nüüd ma räägin sulle natukene isiklikuma loo, mis selle Stingeriga nagu minu enda jaoks on. Siis kui see Stinger välja tuli, siis päris ausalt mul oli hõbeniit suust väljas, mina vaatasin neid pilte arvutist ja tegin liisingu taotlusi.
tollel hetkel muidugi jah, minu majanduslik võimekus ei lubanud seda autot osta ja tegemata ta jäigi. Ja kui mul avanes see võimalus selle autoga sõita, siis ma olin väga nagu selline nagu ärevil ja elevil, et jess, et ma saan lõpuks sellega sõita. Ja mul on siin autos selline, kuidas nüüd öelda, hästi mahe pettumus, aga see pettumus on hea. Sellepärast, et seda on nüüd hästi keeruline seletada, kuidas saab pettumus olla hea. Ma olen võib-olla viimasel ajal lihtsalt ära harjunud selliste nagu natukene võib-olla võimsamate, natukene ülemise otsa masinatega. Aga see pettumus ongi siin just, see on see hea osa, et siin on asjad lihtsad, siin on päris, siin on pikimootor, pikimootor on au ja kiitus, aga et siin on nii nagu sükene mehaaniline ja sükene mõnus olemine, et ma kujutan ette, kui ma oleks praegu mitte 35, vaid ma oleks näiteks 23 ja mul oleks see auto, siis minust kõvemat venda vist ei oleks olemas. Et ta on võib-olla natukene nagu nooremale kutile nagu ägedam see auto. Et mina olen ilmselt natukene teise kohta jõudnud, aga mul on igatahes väga kihvt selle autoga sõita, sest see on päris auto. See ei ole läpakas ratastega, see on päriselt auto. Jah, loomulikult varustustase on siin küll nagu sinna läpaka klassi, sest Kial on üldiselt hea varustus. Ja kuna me istume veel tippmudelis, siis ilmselgelt on siin kõik jutud küljes. Aga ta ei jäta sellist vastikut läpaka muljet. Mine sõida sama aasta E-klassiga. Sul on iPadid keset armatuuri, siin on nagu enam-vähem veel ikkagi jäetud nagu mõistuse juurde, sest näidikute paneel tõsi küll on sendikese odav, aga on mehaanilise seieriga, mis teeb selle nagu väga nauditavaks. Ja loomulikult, kui ka seda gaasipedaali natukene kiusad, siis seda häält ja müra, see on ehtne. Lihtsalt V6 karjub ja see on rauakisa, mida me kuuleme. See ei ole mingisugune kõlar või mingisugune aktuaator kusagil ukse polstri taga, mis loob meile muljet, et meil justkui oleks mootor. Ei, meil päriselt on ja see päriselt lärmas. Ja see oli väga lõbus. Tead, ma panen selle video kinni, ma lähen teen seda natuke veel. Aga siinkohal tõmbame selle video nüüd kokku. Me hakkame jõudma tagasi töökoja juurde. Nüüd on aeg see masin ära puhastada ja läheb ta oma omanikule tagasi. Kindlasti lähiajal, kui tuleb jälle mingisugused ägedad masinaid, filmime neid või kui on mingeid ägedaid mootoreid, filmime neid ka ja kindlasti jagame seda kõike ka sinuga. Seniks kuniks, aga aitäh sulle, et sa leidsid aega see video läbi vaadata ja mina tänan.